sõidame Paldiskis laeva peale, Superfast 9. Tundub, et autosid väga palju ei ole, seal on laev. Aga sõiduautosid on mingi 10 tükki. Väga põnev, elus esimest korda siin sadamas laeva peale minek. Suured auringid tuleb teha. Aga teeb sadama ära vähemalt. Eks näis, kas siis laev on rekkasid täis. Parklas on küll nii palju rekkaid, et väga huvitav, no ikka on mõni rekka. Neid rekka vaguneid on. Need rekkad siit keerasid ja nad ei keeranud seda risti välja ja siis nad pidid hakkama siin manööverdama ükshaaval. Me siis ootasime siin 50 minutit, et saaks siit alla keerata. 7 maha, kell on 7.55. Aga no lõpuks saab maha vähemalt. Vastasi ööbimine. See Aurora event on siit 5 kilomeetrit. Väga lahe koht. Need 2 akent olid meie omad. Ja sealt nägime, mismoodi siit tee pealt Koenigsegi õhtul mööda sõitsid. Sest Koenigsegi tehas on siit paremal pool ja see, kuhu me lähme, on vasakul pool. Et sellest päris vedaks levimisega. Ja nüüd kell 11 avatakse uksed, et lähme vaatame, mis seal siis toimub. Ei tea, mis asi see on. Näha selliseid Ferrarisid töötamas. Tõenäoliselt väga tihti elus ei juhtu. Hommikul 11 saadik vastadi Aurora evendil ja no pole vist paremat auto eventi sellist näinud. Muru peal on see mingi 5 Koenigsegi on seal, siin nelja taga meil mingi 4-5 on seal maja juures. Mingid, ma ei tea, kas siit on näha, need Bemmid E46 M3 Cabrio, mida on maailmas 1, M8 ja punane, mida on maailmas 1, Z3 V12 mootoriga, mida on maailmas 1. Et noh, tähesti nagu hämmastav plats, ei oska midagi öelda, et laupäeva hommik. Tulime nüüd Classic Car House'i Taanis, Kopenhaagenis 10 kilsa välja. Tundub, et me oleme siin kõige esimesed külalised, sest et muidugi see asi avatakse alles 15 minuti pärast. Ja siin on muuseum, automüügisalong, Car Storage
vaatame, kuhu me sisse saame ja mis me siit siis näeme. Tundub põnev. Nii jõudsime nüüd lõpuks lahti selle reisi nüüd alg eesmärk. 700 kilomeetrit on meil sõidetud, väljast päris soe ja kuskil täiesti metsade vahel. Sõitsime väikestel kõrvalteedel. Nagu näha on siit siis korralikud autod tulevad kohale. Siin käivad siuksed autosõnnid. Miks lähme siis piilume sisse, vaatame mis seal siis on. Kölnis. Väljas on soe. Tulime Motorworldi. Pole Kölni Motorworldis veel käinud. Et esialgu tundub sõntsale, kas siin midagi all ei ole. Parki autosid väga ei ole. Õhtul läheme Hamburgi ja peame siis protokolli. Kas või midagi mõelda. Autol tuled ei põle. Peame sellega ka veel tegelema vist. Aga tuled ei põle jah. Peame ikkagi jamma. Jõudsime Hamburgi. Teel oli päris palju ummikuid, aga meil vedas, et saime suht sujuvalt. Täna läksid meil esituled vahepeal ei töötanud, siis tuli välja, et kui lülitid klõbistada, siis saime õnneks tööle, et sellega läks hästi. Teine huvitav seiklus oli see, et siin on nüüd mingisugused rohelised kaardid akna peal, kus on tihti näha. Et kus see saada? Siis käisime selles Kölni Motorworldis ja seal õnnestus sisse sõita ja seal oli mingi klaasiparandusettevõte, kes siis ilusti sai selle ära vahetada ja ära osta 8 euro eest. Et nüüd Berliinis võime ka sõita. Ja see on see meie tänane ööbus või korter. Nüüd tuleb ainult autole ka mingi parkimiskoht leida, siis päris tänavale ei tahaks vist jätta, ta ütles tänavale päris kallis kõva. Eks võtsime selle ka veel sellest.